tere, armsad minu kanali jälgijad. Reeden käes, vaatab nädalavahetuse sõnumile. Täna on jälle portaalipäev, meil on 10.10 ja mis see tänase päeva energia on, mida see meile nädalavahetuseks toob? Meil on teemaks uuenemine, uueks kasvamine, oma tõelise mina välja toomine. Need on aeg-ajalt, need teemad on üles tulnud ja toonud energiatega ennast nähtavale ja jälle välja nii-öelda, et jälle mingi uuenemise kiht ja mingisugune egotasandi loobumise või suremise kiht jälle tahab maha kukkuda. Aga mina tunnen, et see nädal on olnud tavalisest intensiivsem. Üldse see 2025 on erinevate nende astroloogiliste sündmuste poolest olnud kuidagi intensiivne. Ja praegu toobki kogu see energia veel sügavamal tasandil sind ennast esile, sulle endale. Ja sinu ees laual võivadki olla mitmed erinevad valikud, mis siis on. Üks valik on kas sina ise, teine valik on midagi muud, eks ole. Ja kui hästi sa oskad väärtustada, kui hästi sa oskad märgata seda vajalikust, mida sa valima pead. Ükski valik ei ole otseselt vale. Iga teekond õpetab. Aga eesmärk on jõuda võimalikult lähedale iseendale, iseenda algolemusele. Ja sinna me jõuame siis, kui me jätkuvalt valime iseennast läbi armastuse ja läbi mõistmise, aktsepteerimise. Et selline iseenda valimine on ka minul ka olnud praegu väga aktuaalne teema. Teemaks on ka, nagu ma juba siin nädala keskel rääkisin, et oma sellise energiavälja tasandi uuendamine, et me mitte ainult sisemiselt ei uuene, vaid ka toimub see väline energiavälja uuenemine. Et meie võrgustikud, meie valguskehad saavad sellise upgrade'i ja uuenemise tasandi, et me jälle astume spirituaalselt sammukese edasi kollektiivselt, aga igaüks on ise oma teekonnal ja ise omal protsessil nii-öelda. Aga vaatame, mida mulle Muuria kaardid praeguse perioodi kohta ja selle portaali energia kohta ütlevad, mida me peaksime teadma kollektiivselt, mida see meile toob, mida me peaksime märkama. Nii. Transformatsioon, muidugi. Transformatsiooni energias me tõesti oleme ja mulle meeldib, et siin all on südametšakra kaart, mis tuletab meelde, et see transformatsioon hästi läbi südame tasandi, läbi armastuse, läbi kohalolu, läbi iseendas kohalolu saab toimuda. Ja transformatsioon ei ole alati mugav, ei ole alati kerge. Aga see on meile tohutult vajalik ja toob meile hästi olulisi väärtuseid. Ja see viib meid lähemale iseendale, mis tähendab, et see viib meid lähemale tegelikule meie potentsiaalile, mis tähendab, et see viib meid lähemale küllusele, armastusele ja kõigile nendele väärtustele, mida me tegelikult oma elus taga ajame. Mis see kaart veel ütleb, et see on aeg, kus on kasulik minna enda sisse, minna enda kookonisse, minna siia sügavale, mis su südametasand räägib, mis su võib-olla päikesevõimiku tasand räägib, mida su juuretasand räägib, et kas seal on vaja midagi transformeerida, kas seal on midagi, mis sind tagasi hoiab kasvamast, sest enne, et saaks tiibu sirutada, eks ole, on vaja see nukukene seal kookoni sees valmis kasvatada. Enne need tiivad ei hakka paraku kasvama, kui see nukk seal kookoni sees ei ole valmis. Ja ära unusta, et meie transformatsiooni selliseks aluseks on see, et sa võtad iseennast täielikult vastu, eks ole.
ja kuigi need praegune situatsioon, kus sa oled, ei pruugi kerge olla, aga luba endal tunda neid tundeid, mida sa tunned. Ära tõrju neid ära hakka neid maskeerima, ära hakka kuidagi õigustama, ära hakka mingisuguseid arvamusi sinna looma, vaid lase nendel tunnedel olla nii, nagu nad on. Võta need tunded ausalt vastu, sest meie tunded on need, mis tahavad ka saada märkamist ja kui sa lubad need endale ausalt vastu võtta ja lubad nendel olla, siis tegelikult nad juba neutraliseeruvad ja nad ei pea olema reaktiivsed ja läbi selle ennast märgatavaks tegema. Paku endale sellist pehmet enesearmastust, hoolitsust, ole iseendaga kohal, nii nagu sa oled oma parimale sõbrale või oma lähedale inimesele kohal, kes tunneb ennast kehvasti. Ole iseenda jaoks samamoodi kohal. Tee enda jaoks need valikud, et sinu keha ja vaim tunneksid, et nad on hoitud ja paku endale ka sellist mitte ainult emotsionaalset hoolt, vaid ka füüsilist, et pohed mõnusasti sooja teki sisse, võtad sooja tee, võib-olla isegi oma lemmikmaiuse, eks ole, ja pakud seda nagu emotsionaalset turvalisust ka füüsiliselt, sest emotsionaalset turvalisust saab mingil määral kompenseerida ka sellega, et me tekitame endale füüsiliselt sooja tunde. See ei tööta alati, aga me saame sellega anda endale juurde seda turvatunnet, et me mäsime ennast teki sisse, kookonisse, nagu ma rääkisin, eks ole, ja lubame endal puhata, olla nendel energiatel, mis praegu loovad ja segadust sinus tekitavad. Las nad olla, sul ei ole vastust kohe vaja teada, nagu ma olen alati olnud, et vastust ei ole alati vaja kohe teada. Las see transformatsioon sinuga toimub ja ära torma praegu igasugust olukorda võib-olla liiga uisapäisa lahendama. Lase enda energiakehal ja enda emotsioonidel, oma sisemusel, sisemaailmal, mis iganes, uueneda, rahuneda ja siis uuel nädalal võib-olla otsast peale, eks ole, uue energiaga, uue sinana hakka vastuseid otsima ja vastuseid saama. Nii, mis meil siin kaardid tahavad rääkida? Veel räägib meesenergia tervendamisest. Meesenergia on energia, mis loobki kaitstust, loob turvatunnet, loob selle kindlustunne, millest ma rääkisin, eks ole. Et võib-olla sa peaksid rohkem usaldama enda sisemist meest, kes loobki sulle selle turvatunde, et sa teaksid, et sa oled kaitstud. Meesenergia on ka see, kes võtab vastu kõik need otsused, mis sinu pähe järjest ja järjest on tulnud. Ja meesenergia on see, mis teeb nendest otsustest mingisuguse reaalse sammu. Et sellepärast võib-olla ongi natukene vaja energiatel settida, et nendest otsustest, valikutest, tunnetest, mis su sees on, saaks kujuneda mingisugune suund ja sinu sisemine mees saaks võtta ohjad ja hakata tegutsema. Kui sa tahad veel minna sügavamale meesenergia tervendamisse, siis vaata üle oma suhted isaga, mis sealt sulle peegeldab, mis sind trigerdab ja vaata nende triggerite alla, mis on nende tegelik vajadus, mis need sulle tegelikult näidata tahavad. Et sa saaksid paremini enda jaoks paika struktuuri, suuna ja kindlustunde. Jälle siit midagi kukkus, kaart sõnaga jah. Sinu intuitsioon ei valeta, ütleb see kaart. Tegelikult mingil põhjusel on lugemistes hästi tihti tulnud, et usalda rohkem oma intuitsiooni, usalda rohkem oma tajusid, usalda seda, mis su keha sulle märku annab, sest meie keha räägib meiega rohkem, kui sa isegi arvata oskad. Ja meie keha saadab signaale juba varem, kui mingisugune informatsioon sulle teadlikkusse tasandisse jõuab, et meie keha teinekord koos intuitsiooniga tajub palju kiiremini ära. Soulmate relationship. Ja vaata, mis on paki all, naisenergia. Ehk siis, kui ma nüüd panen need kõrvuti. Mees, hingesugulus ja naine. Et
mingisugune tasakaalu tasand, tahab tasakaalustamist puhastamist, selginemist, et saaks toimuda ühinemine. Kui vaadata seda kaarti, fokusseerib, ei fokusseeri, nii. 2 energiat ühinevad, eks ole. Ja selleks, et saaks need 2 energiat sinus ühineda ja tasakaalu minna ja sinu sisemine mees ja naine saaksid tasakaalu minna, neil on vaja aega integreeruda. Ei saa muidugi jääda lõputult ootama, aga ei saa ka oodata ja eeldada, et kõik toimub üleöö. Luba endal olla voolavuses, ära ole liiga kaua voolavuses, leia sellele voolavusele suund ja väljund. Ja lase nendel energiatel koos töötada. Ja kui sa tunned, et su sees on praegu segadus, ei ole seda koostööd, siis võib-olla see ei ole see hetk, mille najalt hakata midagi looma või mille najalt hakata midagi üldse otsustama või tegutsema. Lase sellel tasakaalul sündida, lase sellel transformatsioonil toimuda, mis väga paljude meie energiakehades praegu käimas on. Nii, aga mis meie tarakaardilt, minu tarakaardid meile räägivad nädalavahetuse kohta, mida me peaksime teadma, mida me peaksime arvesse võtma. Ja mis on see sõnum, mis tahab nädalavahetuse kohta kollektiivselt läbi tulla. Paki alla neraku kaart. Rõhutame veel kord, et on aeg minna enda sisse kookonisse ja oma kivi alla, oma sisemaailma. Ja hoida ennast, jumal küll, mis kaardid need on, hoida ennast natukene tagasi. Keskendu mediteerimisele, keskendu enda tasakaalustamisele, võta ette meditatsioonid, mis keskenduvad kuidagi sinu sisemaailma puhastamisele, sinu tasakaalu taastamisele, mis keskenduvad enesearmastusele, sest võib-olla see praegune periood toob üles igasuguseid veidrad emotsioone, mida sa ei taha kogeda või sa tunned, et sa oled juba nii palju läbi töötanud, kaua võib ja ikka tulevad ülesse. Et selline oma sisemise tasakaalu, keha, hing, vaim taastamise eesmärk võiks olla, et sa jõuaksid tagasi iseendasse ja oma tasakaalu, sest saatan, eks ole, miski hoiab sind tagasi, miski hoiab sind ahelais, miski süstib sulle kahtluseid ja mis ongi sind rivist välja löönud. Ja mis ongi sind pannud kahtlema iseendas ja iseenda väärtuses, et sa oled oma tasakaalu, oma sellise maanduse ja voolavuse kuidagi ära kaotanud. Et ära unusta, et sinus on sisemine jõud ja sisemine tarkus olukordadele vastu seista ja kõige sellega toime tulla. Tuleb siia sisse ka see mingisugune pahalane, ikka see konfliktikaart. Näed, päikene tuleb ka. Päike on nurga taga olemas, aga vaatame, mis see konfliktikaart siin toob. Mis ta toob erakukaart? Päikene, nagu ma näitasin, ja toob liikumise, toob uue suuna, toob uue perspektiivi, aga see eeldab seda, et sa käid korraks sealt iseenda sügavusest läbi ja vaatad, mis on see sinu tasakaalutus ja vaatad, mis on see sinu rahutus ja mis on see sinu takistus, mis on see pagana saatan, see sinu see sisemine teeman, nii-öelda, mis sind tagasi hoiab ja mis ei lase sul minna edasi või otsuseid vastu võtta või mis ei lase sul ennast valida, mis iganes kuidagi takistab sinu rahu, eks ole. Et mine käi seal korraks iseenda sügavuses ära ja sa saad oma selguse tagasi, usu mind. Kui sa julged iseendale ausalt otsa vaadata ja julged iseenda vajadusi ausalt endale ka teadvustada, isegi siis, kui see tekitab sinus pahameelt. Et nagu ma oma Instagrami viimase postituse panin, et mul on ka teemaks need iseenda valimise
hetked praegu ja tegelikult see tekitab minus pahameelt. Et ma olen esiteks sellises olukorras ja see tekitab minus seda ängistust, et kas ma olen kuidagi teistele liiga teinud. Aga kui sa oled kogu aeg, ma arvan, et meie hulgas on väga palju neid inimesi, väga palju, kes kogu aeg otsustavad millegi või kellegi teise kasuks ja kui sa üks hetk pead iseenda kasuks otsustama, siis su närvisüsteem läheb triggerisse, ei saa aru, mis toimub, tekib pahameel, tekivad erinevad sellised emotsioonid, eks ole. Ja see ongi ideaalne koht, kuhu vaadata iseenda mõistmiseks. Nii, aga tahtsin täpsustust küsida siin selle konflikti kaardi kohta, mida see tähendab, mida see toob, mida see näitab. See näitab mulle midagi sellist, et sa ei märka midagi olulist. Sa oled võib-olla liiga ooteseisundis. Ma siin küll terve video olen jahunud seda, et ära kiirusta, eks ole, aga ära jää ka niisama ootele, et asjad ise juhtuvad. Selleks, et saada need vajalikud vastused ja see vajalik suund, sul on ikkagi vaja tegutseda, aga mitte väliselt, vaid sisemiselt. Ja sul on sisemiselt vaja aru saada, mis sind takistab, nagu ma seletasin, ja mis takistab sul öelda vajalikke sõnu või vajalikke samme või mis takistab sul enda eest seista, mis iganes, mis takistab sul uut reaalsust vastu võtta. Et ära proovi liiga läbi mentaalse tasandi ja läbi mõistuse analüüsi enda vastuseid kätte saada. Proovi minna hästi sügavale enda tunnetusse, sellest, millest räägib su keha, millest räägib su kõhutunne, millest räägib su intuitsioon ja sinu süda. Et ära proovi mõistuse järgi praegu asju liigitada, lahterdada, seletada, analüüsida, mis iganes, vaid mine rohkem tunnetusse. Ja tunnetusse minemine aitab sul leida selle uue perspektiivi. Ja see võibki olla see sinu konflikti koht praegu, et su tunnetus ja mõistus räägivad täiesti erinevat keelt ja sa lihtsalt ei tea, mida teha. Üks läheb sinna, teine läheb sinna, sa oled siin keskel nagu purideni eesel, võib-olla, kui niimoodi saab öelda, eks ole, kumba heinakuhja võtta, siis tegelikkus on see, et kui need mõlemad heinakuhjad kokku liita, siis on meil veel suurem heinakuhi. Ehk siis, kui sa paned oma mõistuse ja intuitsiooni või siis südamehääle, kuidas öelda tahad, koostöösse, tood need keskele kokku, siis see potentsiaal on palju suurem. Et ei olegi vaja valida kas paremale või vasakule, vaid kuidas tuua keskele kokku. Kuidas seda potentsiaali veelgi suurendada ja enda sees see koostöö leida. Et kõige esimene kaart, mis ma siin tarodest tõmbasin, oli Pentaaklite 3, mis on koostöökaart ja tiimitöökaart. Ja see tiimitöö ei ole alati väline, eks ole, et kui hästi sa oma ringkonnaga läbi saad, mis on ka oluline, et sinu ümber on toetav tiim, eks ole. Aga kui hea tiim sa oled iseenda jaoks? Kui usaldusväärne sa oled iseenda jaoks? Kas sa saad usaldada iseennast, et kui on rasked olukorrad ja rasked hetked, kas sinu keha või sinu mingisugused osad sinust saavad sind usaldada, et sa valid nemad? Kas need sinu osad saavad olla sinu peale kindlad, et nad on alati armastatud ja hoitud? Kas te olete ühtne tiim? Kas sa oled ühtne tiim iseendaga ja kas sa väärtustad iseennast kui kõige olulisemat üksust, mis sinu elu juhib? Ja kui sa teed endale need tasandid võrdseks, kõik on võrdselt nähtud, kuuldud, keskele ja kuldse teele kokku toodud, siis usu mind, sinuga hakkab toimuma väga suur transformatsioon, see, millest ma rääkisin. Votak. Nii et üks hea sisekaimuslik nädalavahetus on meil jälle ees ootamas. Miks mitte hakata päevikut pidama nendest kõikidest protsessidest, mis toimub, mida mina tegelikult ka aeg-ajalt teen, sest ma tunnen, et kirjutades avaneb minust rohkem
seda alateadlikku mustrit ja alateadlikke arvamusi, mis lahendust tahavad saada. Vot nii. Aga jõudu jaksu sulle, head eneseavastamist, ole tubli ja tšau!